Oleme sellel kenal suvepäeval tulnud Tallinnasse Stokkeri Forelli tänava kauplusesse, et aidata teid mõne nõuandega, kuidas valida endale kompressorit. Ja vaatame, milliseid parameetreid siis kompressori puhul tuleb silmas pidada, et valik oleks õige. Kõigepealt on meil vaja siis selgeks teha endale see, kas kompressorit on vaja tööstusettevõttes 24/7 töötamas või hoopis kodugaraaži või väiksemasse töökotta. Tööstusettevõttesse võiks kaaluda hoopis kruvikompressorit. Kodutingimustesse garaaži või väiksemasse töökotta sobib aga kenasti koaksiaal kolbkompressor, mis omakorda jaguneb jälle kas õlivabadeks või õliga kompressoriks. On teatud liiki töid, kus tuleb kindlasti kasutada õlivaba kompressorit. Näiteks kui te kasutate surupüstolit, värvipüstolit või ka pumpate rehve täis. Nende tööde puhul ei ole mitte soovitav see, et kompressorist võib-olla koos õhuga kaasa tulev õli satuks teie töödeldavale pinnale. Enne kompressori valikut tuleb endale selgeks teha ka see, milliseid tööriistu me selle kompressoriga käitada tahame. Tuleks nende tööriistade õhutarve kokku liita ning vastavalt sellele valida ka siis kompressor, mis suudab kõik need tööriistad korraga ära toita. Paljudeks kodutöödeks piisab sellisest 24-liitrise paagiga 8-paarisest kompressorist küll. Nad on võimelised suruõhu püstolit käitama, samuti ka rehvi saab pumbata ning väiksemad värvitööd on võimalik läbi viia. Lisaks on oluline kompressori poolt tekitatav surve, mis peab tagama tööriistadele vajaliku töörõhu ja oluline on ka kompressori paagimaht, mis annab meile väikse lisa, kui parasjagu rõhust ja õhu hulgast ei piisa otse kompressori töötamisel. Üldjuhul panevad kompressoritootjad kompressori tehniliste andmetesse ja ka paagi peale suurelt kirja kompressori poolt sisse tõmmatava õhu hulga. Selle numbriga pole tegelikult suurt midagi peale hakata. Kõige olulisem on ikkagi see, kui palju õhku suudab see kompressor endast välja anda. Paremad kompressorid on alati varustatud 2 manomeetriga. Üks neist näitab rõhku kompressori paagis ja teine näitab juba tööriista minevat rõhku. Kindlasti tuleks kompressori töörõhk reguleerida siis, kui teil on see tööriist juba taha ühendatud ja nii-öelda tööasendis, siis näitab manomeeter õiget numbrit. Kui kompressori valik on tehtud, siis tasub kindlasti mõelda ka oma trassi peale. Ehk siis oleks hea, kui saate kasutada trassi vahel veeeraldajat ning tööriistade puhul, mis vajavad oma normaalseks tööks ka õlitamist, siis tuleks vahele panna õlitaja.